Tervist, pean Illar Kohvina. Ja kuna homme on 5. mai ja ühtlasi üle-eestiline talgupäev, siis selline teeme ära, siis ma tahaksin natukene juttu teha sel teemal, või mitte sel teemal, vaid esitada küsimuse Riigikogu ja valitsusele. Riigikogus on 101 saadikutega, ma küsiksin ära, et mida teie olete rahva jaoks ära teinud. Et teil võiks samamoodi olla aastas üks selline teeme ära päev, kus võtate ette ühe kindla seaduse ja selle kallal teete tööd. Näiteks, et võiksite võtta selle toiduseaduse käsile, et teete selle ära, et muudate toiduseadus selliselt, et kauplused võivad hakata selliseid kõlblik kuni eilse kuupäevaga toitu, mis on täiesti söödavad, et võiksid hakata annetama abivajatele läbi toidupanga, eks ole, et abisaaja nagu enda vastutusel, et saavad võtta, et täiskasvanud inimene ei ole mõni ullik, eks ole, et ta ei tea, mis ta oma suhu paneb, et kas see nüüd on kõlblik või ei ole, et iga inimene otsustab ise selle üle, et mis on kõlbulik tema jaoks ja mis ei ole. Et see on selline loll jutt suhu tagasi, ühesõnaga, et rahvale ei tohi niisugust asja anda, et äkki saab mürgituse. Nii. Ja tahtsin küsida, et mida on Vabariigi Valitsus üldse rahva jaoks ära teinud, mida on teinud 101 poliitikut rahva jaoks Toompeal? Absoluutselt mitte midagi. Näiteks oli Keskerakonna lubadus see, et tuleb nüüd 1. juulist tasuta ühistransport, nagu et kõikjal. Aga nüüd muudeti see asja ära ja tehti selliselt, et tasuta ühistransport võib tulla sellisel juhul, näiteks vallavanemad või linnajuhid on nõudnud riigilt kingituse vastu võtma ja siis jälle tegema siis nagu oma rahvale. Aga mispärast siis nemad siis jälle peavad nagu selle otsuse tegema, et seda peaks ikkagi riik olema, et kui on lubatud selline asi, et tasuta ühistransport üle Eesti, et siis on nii, et tulebki kõik üle Eesti. Aga kui mõni küsib, ma ütleks seda, et midagi üle tasuta, et kõik on rahva poolt kinni makstud. Või ongi rahva poolt kinni makstud, aga näiteks jälle, kes käsib neid igasugust kalliid relvasid ja asju ja sisse osta jälle siia, et mingi sõjavägi saaks jälle liitutada, näidata oma võimet, seda ka vaja ei ole. Et hoidku oma lähinaabridel suhted korras, ei ole vaja Venemaa poole musikat liigutada, et siis ei ole vaja kalliid relvasi rahva rahadest osta, et selle asemel, et nad raiskavad rahasid mingust relva taskusse peale, selle asemel jälle tehku nii, et rahval oleks parem elu ja et toit hävitatakse nii edasi, eks ole. Et öeldakse, et riigi raha vähe. Ei ole riigi raha vähe. Kõik oleneb sellest, kuhu see raha paigutatakse. Et millisesse eluvaldkonda tahetakse nii-öelda raha rohkem paigutada ja millisesse vähem, millest nad üldse välja teen. Sotsiaalvaldkonda taha üldse raha paigutada. Et see oleneb kõik, kuidas riigis raha paigutatakse. Riigi raha küll, et see on loll juttu, sellega raha ei ole. Nii et ärgu need riigijuhid aegunud lolli juttu. Ja siis on teemaks nagu see, et selleks, et toidupangale soetada need kiirkilmutusseadmed, et selleks on vaja leida 30 000 eurot. No kuulge, kas siis tõesti riigikassas ei ole leida 30 000 eurot? Riigikogulised saavad endiselt neid kuradima katuserahasid, eks ole. Panke oma katuserahad siis kokku ja andke siis 30 000 ära, et see toidu hävitamine lõpetada, et kauplused saavad anda oma siis selle kõlblik kuni eilse kuupäevaga söödava toidu saada nende jälle abivajatele, mis pärast need visatakse endiselt prügikastide toidud ja lihad ja vossid ja kõik. Et see on ju idiootsuse tipp. See tuleb lõpetada, tuleb Prantsusmaast eeskuju võtta, et Eestis oleks toidu hävitamine keelatud. Nii et on poliitikutel ja siis Riigikogul väga palju asju, mille üle mõelda. Ja praegu on ju sellised kuradi idiootsust on see Eesti Vabariik täis, et hoia ja keela. Muidu on Riigikogus lahtist uste peale. Kahju, et mina ei ole sinna saanud minna. Mina läheks kohe siin ette, ütleks kohe, et nüüd võtame kätte selle toiduseadus ja muudame selle kohe plaksti ära. Ja teeme selle asja ära. Aga selline teeme ära päev peaks Riigikogus olema, et üks seadus võetakse ette ja tehakse asi korda. Ja tänu sellele, et laulja ja estraaditiiva, eks ole, Heidi Tamme, eks ole, on juba, pean selle, et laulja on nagu Tallinna linnavolikogus. Ja tema on juba aastad seda asja nagu ajanud seal, et seda toiduseaduse, tähendab, et toidu hävitamist nagu jälle lõpetada sõnaga, aga need poliitikud, teil on sellest, neid ei huvita, et
aga nüüd on selline lootus, et Heidi Tamme võtab ka asja ette, et algatab selle allkirjade kogumise värgi, selle toiduseadus saab muutma hakata sõnaga ja saab hakata siis allkirja selle vastu koguma sõnaga, et nüüd jääb ka Heidi Tammelt oodata, võtta seda nii-öelda mina alustasin selle toiduseaduse või selle muuta seda vaja, et toite hoitakse, alustasin selle asjaga juba ammu ja lähen edasi nagu Vene tank sõnaga, et mis mina tahan, see peab olema ja Riigikogu 51 näiteks küll. Need kuradi väikevallad sundliideti kõik, mis siis olema. Ametnikud on sama, kõik saavad head palka, sõnaga endistele vallajuhtidele soojad kohad kõik leitud, kus see kokkuhoid on. Nii et ainult tahetakse midagi rahvast ülelikult Vene tankiga. Ja see asi ka, et raha sealt kokku võtab, kui tulemas valimised, miks on vaja neid kuradi poliitikute poliitilise nõustav ilmunal raha eest. Väike see raha kokku ja annetage ka siis vaeste tarvis, et elu edendada. Et ei ole vaja kurat lolli reklaami teha suurte rahade eest. Nii et riigikogulased ja poliitikud, pange tähele, mis ma ütlesin ja nii ongi. Mina Niljar Kohvina avald.